Tere kõigile, Marko siinpool ja täna räägin ma enda kogemusest YouTube'is. Ehk siis oma YouTube'i videote tegemisest. Nüüd, kui ma olen neid teinud siin, ütleme nii, et pea aasta, on mul tekkinud mingi oma muljed, oma arusaamad sellest, et kuidas ma seda asja näen ja mis tunne on olla siinpool kaamerat. See on hoopis teistsugune tunne kui see, kui ma seda videot pärast vaatan teiselt poolt. Ehk siis sealt teie poolt ja nendest muljetest ja oma nii-öelda kogemusest, milliseid nõuandeid ma võiks anda teile, kui te tahate teha YouTube'i videosid. Need tulevad nüüd kohe. On mul siiski tekkinud mingisugune nägemus. Ja see nägemus on selline, et YouTube'i videote tegemine on väga raske tegevus. Ja tõesti nii on. See ei ole tegelikult nii, et paned muudkui kaamera või telefoni või ükskõik mis asja käima ja muudkui teedki videosid ja ongi elu nagu lill ja miljonid vaatajad. See nii ei käi. Videoid tehes õpid tegelikult kogu aeg ja iga video on omaette õppimisprotsess, eriti alguses ja minu jaoks see tõesti nii oli. Et iga videoga ma sain midagi uut teada ja siis kuidas seda videot nii-öelda paremini teha ja tõesti, paljud räägivad siin, kui te vaatate mingit video nii-öelda õppematerjali, kõige tähtsam on see, et te üldse hakkate videosid tegema. Jah, see on tõesti tähtis, kui te tahate YouTube'is videosid teha, et te neid üldse teeksite. Laeksite midagi üles, selle esimese video nii-öelda. Kui saate sellest esimesest videost üle, siis on juba kõik okei. Edasi läheb natukene kergemaks. Aga mitte palju. Esimene video, mille ma üles panin, räägib kõlaritest, Bluetooth ja tavalistest kõlaritest, ehk siis nende erinevustest natukene. Et mis ma sellest arvan. Ja kui ma seda videot olen hiljem ikkagi mõned korrad uuesti vaadanud, siis see video on selles mõttes näide sellest, kuidas inimene areneb. Ehk siis see video, mida ma praegu teen, ei sarnane sellele videole, mida te saate vaadata minu esimese videona. Nad ei ole üleüldse sarnased. Nad on täiesti erinevad peaaegu kõikides oma aspektides. Ja kui ma ise olin selle video valmis teinud, siis ma ei saanud aru, et miks see video nii imelik välja näeb. Ma absoluutselt ei taibanud, et ma nagu rääkisin normaalselt, kõik oli okei, aga video ise näeb välja selline, et ma suren kohe ära sinna. Esiteks video on igav, tunnistame fakti. Ta räägib küll õigetest asjadest, aga ta räägib seda natuke valesti. Õigemini mina räägin siis sellest natukene valesti. Ja esimene asi, mida ma õppisin, ongi entusiasm. Kui te seda videot praegu vaatate, teile võib tunduda, et ma olen täiesti normaalne, lihtsalt räägin teiega juttu. Tegelikult mina siinpool elan praegu üle võlli. See tähendab seda, et kui mind vaadata praegu kõrvalt, siis see näeb välja selline ja see tõesti nii on. Et see on uskumatu asi. Kaamera tõmbab entusiasmi tohutult maha. Räägitakse siin mingist, ma ei tea, 20%. Kui ma räägiks teiega normaalselt, siis see näebki välja kohutavalt igav. Täiesti uskumatu igav. Ma räägin teiega, teeme väikse katse. Vana video versus uus video ja täpselt samad laused. Võtte üks, vaatame vanat videot. Kuigi need mõlemad on kõlarid, siis tegelikult ei ole need omavahel üleüldse võrreldavad. See on selline kõlar, mis on tänapäeval väga popp. Bluetooth kõlar, aku sees. Ühendad telefoniga ära ja voila, mängib siin 10 tunnikest. Ma pean seda lauset nüüd vaatama, sest ma kirjutasin selle videost välja. Kuigi need mõlemad on kõlarid, siis tegelikult ei ole need omavahel üleüldse võrreldavad. See siin on selline kõlar, mis on tänapäeval väga popp. Bluetooth kõlar, aku sees, ühendad telefoniga ära ja voila, töötab. Ma loodan, et te näete nüüd erinevust, et mis on ühe video ja teise video erinevus. Ja ütleme nii, et see on minu enda areng, kuidas teha YouTube'i videosid lihtsalt mina kui nii-öelda esineja. Esimene soovitus teile, olge entusiastlikud. Enne kui videot teete, ma ei tea, karake ringi, jooske tiir ümber maja, mida iganes, et see video oleks nii-öelda rõõmsam. Nii, kui teete video, siis mida on vaja? Punkt 2, teil on vaja mingisugust kaamerat.
telefoni, fotoaparaati, videokaamerat, mingit asja. Tänapäeval tõesti saab teha igasuguse asjaga videot ja ei ole mingit probleemi. Kui ta on, ütleme nii, et full HD filmib, siis on ka enam-vähem okei ja täiesti kõlbab vaadata. Olulisem on see, mida te räägite, kui selle kaamera kvaliteet. Aga siit tuleb järgmine punkt, mida ma olen õppinud. Teil on vaja mikrofoni. Nagu te kuulete, kui te võrdlesite nüüd esimest videot, vaatasite enne ja praegust, siis minu hääl on tunduvalt parem. Ja sellepärast, et ma kasutan mikrofoni. Ja see muudab asja väga palju. Mikrofoni on vaja. Jah, öeldakse, et lihtsalt tehke film, kõlbab ilma, et siis kaamerasisese või telefonisisese mikrofoniga. Jah, aga ma ise näen, et tegelikult mikrofoniga on väga palju parem. PS, ma kavatsen teha ka sellest nii-öelda tarvikutest, mida on vaja YouTube'i videoteks, väikse ülevaate, kuidas teha soodsalt YouTube'i videosid, valgustuse ja heli ja värkidega, aga selle videoni ma jõuan, ma ei kujuta ette, võib-olla paari kuu pärast. Lihtsalt ei ole aega tegeleda sellega, aga kindlasti ma selle teen. Teil on vaja mingisugust mikrofoni. Fakt. Või te räägite väga lähedalt. Tõesti, te peate olema, ma ei tea, poole meetri kaugusel sellele kaamerale siis, kui te räägite kaamera sisese mikrofoniga, sest et kaugemalt tegelikult tekib väga palju kaja ja heli kõlab lihtsalt halvasti. Nii et 2 asja juba on, kaamera ja mikrofon. Nendega olete peaaegu mäel. Aga nüüd vaatame ühte videolõiku ja te näete, kui pime see on. See on tõesti pime, seda on halb vaadata. Ja seda on halb vaadata sellepärast, et valgustust on vähe. See on tegelikult, selle video filmimise hetkel oli toas väga valge. Jah, ikkagi väga valge, ütleme nii. Normaalseks elutegevuseks oli väga valge, aga kaamerad vajavad rohkem valgust. Midagi ei ole teha, kui tahate filmida ja et see näeks välja normaalne, teil on vaja valgustust. Fakt. Kõige lihtsam soovitus, mida kõik YouTuberid, kes selliseid videosid teevad, on see, et pöörake nägu valguse poole ja filmige siis nii-öelda aknast tuleva valgusega. Jah, see ongi lihtsam lahendus ja see tegelikult aitab, aga mingisugused prožektorid värgid tegelikult kuluvad ära, kui te tahate nii-öelda mingisugust stabiilsemat videokvaliteeti saavutada. Teil on vaja teemat, mida rääkida. Ja minul oli teema olemas, mina tahtsin rääkida kodukinost, kõlaritest, helist, pildist, sellist asjadest. Ja seda olen ma ka teinud. Aga mitte kõige paremini. Ma võin teile öelda, et vähemalt esimesed 20 videot ma tahaks teha uuesti. Lihtsalt tõesti nii-öelda räägiks nad uuesti sisse, teeks kõik uuesti. Võib-olla ma tõesti seda kunagi teen, kui aega selleks on. Eks näis, võtan otsast ja hakkan uuesti tegema. Et nad oleks lihtsalt paremad, huvitavamad, mõnusamad vaadata. Elame-näeme, seda me vaatame hiljem. Ja kui te neid minu videosid olete vaadanud varem ja nii-öelda pidevalt või vaatate näiteks praegu neid varasemaid, siis ma loodan, et te näete seda arengut, mis on toimunud selle aja jooksul, kui ma neid videod olen teinud. Kuigi see pole pikk aeg tegelikult, siis ometi ma olen mingisuguse kogemused omandanud. Ma vähemalt loodan, et see paistab välja, et mul mingisugused kogemused on. Asjad, mis ma olen teile üles lugenud, entusiasm, punkt 1, sest see paistab välja, mingi kaamera, siis heli ja valgus. Ja kui te need asjad saate enam-vähem balanssi, siis see kõige tähtsam asi, millest te räägite, on see 5. asi ja üks peotäis asju ja tegelikult te saate selle YouTube'i video täiesti normaalselt tehtud. Ja neid kõiki ei ole kohe vaja. Nagu te isegi näete, siis minu videotes ei ole neid kõiki asju olnud algusest peale, vaid ma olen neid tasapisi ostnud, sest ma olen aru saanud, et mingeid asju on pidevalt juurde vaja. Ja kui ma kunagi selle nii-öelda equipment listini jõuan, ehk siis vaatame, mida ma siin kaamera taga nii-öelda kasutan, siis saate aimu, et tegelikult ei olegi vaja palju raha selleks. Kõike head teile ja järgmise korrani. Ja kui teile mu video meeldis, vajuta lausa telli mu kanal, kui tahad edaspidi mu videosid näha.
mis seal muud, olge mõnusad.